Tere, hea köögisõber, mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis. Täna üritan ma teha huvitavat ja maitsvat toitu. Ole mulle seltsiks. Hea köögisõber, täna ma tahan teha värske kapsa plaadi kooki. Seda ma tegin kunagi 2015. aastal, aga möödas on 5 aastat, tahaks jälle meenutada. Näete, mul on võetud siin värsket peakapsast pool kilo, siis on võid võetud 125 grammi, riivjuustu puisteks, umbes nii, kuidas kahju ei ole. Siin on 3 munameel, siis on jahu 7 supilusikadett, hapukoort on 5 supilusikadett ehk 120 grammi ja majoneesi on 3 supilusikadett ehk mul tuli siis 50 grammi. Muidugi siis maitsitame soolaga. Seda soola on 1 teelusega täis. Kapsas on vaja peene riiviga riivida või lõikame noaga. Loodame, et see nuga lõikab ja ma üritan teda hästi peeneks. Noh, ongi kõik. Nii, ja nüüd ma üritan siis seda veel peenemaks teha. Noh, peaks olema küllaltki peenike juba. Kapsas on nüüd ilusti peeneks tehtud ja nüüd ma asetan selle kapsa ahjupannile. Panin igaks juhuks ka paberi alla, ehk siis pärast võib-olla lihtsam panni pesta. Ühtlase kihina laotan. Nii. Vaatame, kas nüüd enam-vähem ühtlaselt on. Mõtlema vajutan teda natukene võib-olla kinni, et ta nii õhuline ei ole. Ja siin on mul nüüd sula mikrolle nahjus sulatasin selle või ära. Nüüd ma üritan seda kallata võrdlemisi ühtlaselt selle. No võt sai, kuidas sai. Nii, selle segu jaoks ma võtan siis munad. Löön nad kõigepealt lahti kautsi. Veendun, et munadega kõik on okei. Ja kallan segamisnõusse. Minul kodukana munad, nad on värsked, aga ikkagi, kui see harjumus sisse läheb, on väga tore. Koor, võtame koore ja hallame sisse siia. Väga palju koort jäi see alles. Pean aitama tal. Siia panen soola ka sisse. Majoneesi. Ja nüüd segan selle ühtlaseks. Nii, siin on mul jahu. Enne unustasin ütelda, küpsuspulbrit ma panin 2 teelusikadetti. Ja selle ma panen siia jahu hulka. Segan natukene segamini. Ja nüüd võib ka läbi sööla, aga võib-olla saab ka niisama. Ma nüüd mõni vispliga segan. Siin tükke paistab, et ei ole. Nii, kapsas laotatud, natukene vajutasin peale isegi, küllaltki tihe. Nüüd ma kallan selle segu siia peale.
näitan teda viimast veel välja, et saaks võrdlemisi kõik kaetud. Sigun, et kohati nagu vähe võitu, aga ma arvan, et kõlbab küll. Väga lihtne teha, aga mäletan, oli väga hea. Nii, ongi kaetud. 30 minutit 190 kraadi juures. Siin ma tulin, just on 25 minutit olnud. Ma mäletan, et eelmine kord läks nagu alt kapsas natuke tumedaks. Sellest ma julge teda poolt tundi teha. Ja nüüd ma asetan selle lauale ja teise samasuguse plaadi ma katan sellega kinni. Niimoodi. Ja nüüd teen ühe jõu ja ilu numbrid. Keeran ta nüüd järsku tagurpidi. Oba. Nii. Nüüd võtan selle ära. Võtan nüüd paberi ära. Ja ongi kohal. Ja väga tumedaks ta ei läinudki. Väga okei. Nüüd ma panen peale riivjustu. Ehk aitas ka võib-olla. Või mõned ütlevad, mida rohkem juustu, seda parem. Võib-olla ka nii. Nii, nüüd läheb uuesti ahju. Kuum ei olegi, head küpsemist 5 minutit. Ja siit ma tulen ilusa värske kapsaplaadi koogiga. Nüüd ta jääb siin resti peale jahtuma. Nüüd on siis see pidulik moment, kus ma lõikasin selle ruutudeks ja näete, ma näitan siit alt, mis siin ma olen juba ammustanud. Õhukene selline väga maitsev on. Mõretult maitsev. Proovige ka teha. Kui teile meeldis minu video, siis vajutage nupule meeldib. See mind väga rõõmustab. Kohtumiseni järgmistes videotes.